tere, minu nimi on Pavel, ma olen Männivaigu salvi Revital Effect tootja ja selles videos ma soovin teile tutvustada, kuidas kasutada seda salvi ohatise puhul külmetusvill, herpes. Mulle meeldib sõna ohatis rohkem, et ma kasutan seda sõna. Ma soovin kõigepealt rõhutada ja esile tuua, et selle salvi üks omadus, mis on tingitud männivaigu sisaldusest, on tugev pisikute vastane toime ja vereringet stimuleeriv toime. Ja tänu selle kahele tegurile on väga hea tingimus haiguskoldes selle tervendamiseks. See on väga tähtis seda mainida. Ja ohatise puhul ma ise olen toimunud järgmiselt, mul on siin salvipurk, väike salvipurk, mul on suunurka tekkinud tavaliselt. Ammu ei ole olnud, aga ma näitan, kuidas ma olen seda kasutanud. Et vahest tekib suuõõnde, seda võib ka kasutada ka seal, ma räägin sellest, kuidas. Ja tähtis on mõista seda, et meil on vaja viia see toimeaine, vaikhapped, männivaik, siia koldasse, et see viirus, pisikud tunneksid ennast hästi ebamugavalt ja kuna tal on väga tugev pisikute vastane toime, see on väga kahjulik keskkond sellele viirusele, pisikule ja seda on vaja aeglase, mugava massaažiga sisse hõõruda korralikult, et me teame, et me oleme tekitanud sellised kahjulikud tingimused ja seda tuleb korrata kuskil kuni 5 korda päevas. Sellepärast, et see mingi hetk kaotab oma mõju sellepärast, et organismi ainevahetus viib sellest minema, selle toimeaine ja viirus hakkab ennast uuesti ilmutama. Ja sellepärast on vaja selle massaažiga uuesti sinna sisse viia. Ja siis kuskil, nagu ma ütlesin, kuni 5 korda päevas ja seda võib korrata siis mitme päeva jooksul. Seda on tunda, kui palju vaja, aga igatahes see märkimisväärselt lühendab, kuidas see kulgeb ja kui te saate jaole, et kui hakkab tekkima näiteks kuskil suunurka, siis on võimalik niimoodi avaldada mõju sellele, et ta üldse ei pakigi ennast lahti, et te kaotate selle ära juba algstaadiumil, et see on veel parem. Aga mis puudutab suu õõnde, kui see tekib kurgulakke või kuskil igemete peale, siis tuleb võtta väike teelusikas, pool teelusikat, võib-olla väike kuhi, panna siis suhu ja süljega seda laustada, tekib see ühtlane mass ja hoida seda kuskil 15 minutit, 20 minutit, siis sülitada välja ja ta tekitab hästi palju sülge, seda kauem ei saagi hoida ja on õige, kui on suu pestud peale sööki ja jääb siuke mõrkes männivaigu maitse, seda ei ole vaja välja pesta, see on väga tervendav toime teil suus ja see kaob mingi aja pärast ära ja see tugevdab immuunsust ka, et on näritud ka alati männivaigu nätsu, männivaiku. Et see on siis siuke info. Võtke seda teadmiseks, kasutage ja kui on küsimusi, kirjutage mulle ja ma hea meelega vastan ja jälgige minu videosid, ma jätkan oma salvi tutvustamist, kuidas kasutada, mille puhul, et see on, ütleme niimoodi, väga pikaajaline traditsioon vaigusalvide kasutamine ja see on väga kasulik salv. Olge terved, hoidke ennast, kõike paremat.